süsteem takistab tal kukkumist. Aga selle süsteemi kõige hullem asi siin Eestis on see, et see paigaldatakse valesse kohta. Enamik need süsteemid on paigaldatud valesse kohta. Te näete nüüd seda põhimõtteliselt sama objekti, mis me enne just vaatasime, päiksepaneel on vasakul, eks ole, ja nüüd pannakse siia see ankurduspunkti koht, kuhu läheb see siis köispärastel või tähendab turvatross peale. Et näete, siin vahel on tegelikult, ma ei mäleta, kas seal antud kohas 80 cm isegi oli, standard ütleb 3 meetrit. Ütleme, et 3 meetrit on selline maksimum, sõltuvad süsteemist, ta kuhugi sinna 1,80 m, 2 meetri kanti tuleb. Aga meil on siin 80 cm ja siis ta tuleb siia keskele, kuna mujale seda kohta paigaldada ei ole üldse. Sest ülejäänud on kõik päikesepaneel. Ja mis see tähendab? See tähendab seda, et kui keegi ennast sinna külge kinni paneb, siis ta mitte süsteemi takista tal kukkumist, vaid ta kukub üle ääre. Võtaks vana kortermaja, vanad küttetorud, vanale nõukogudeaegsetele katustele, osadel on võimalik nad kuvaldaga sisse peksta, laseks sinna ühe rõnga külge keevitada, ostaks poest mingisugused trossid ja ütleks, et see on turvavarustus, ma võin kihla vedada. Et on ka öeldud siis standardis uues versioonis, et kõik need läbivad lahendused, katust läbivad lahendused tuleb nii auru kui vee tihedaks teha ja loomulikult tuleb tihendada ka soojustusmaterjal. Ja soojustusmaterjalid peavad arvestama katusele langevate koormustega. Ja kui te nüüd veel üks nüanss, mis enam küsisid selle katuse külge paigaldamisega. Katuse kinnitus, mehaaniline kinnitus peab olema arvestatud pindpaigaldistega, mis lähevad katuse katte külge. Kui nendega arvestatud ei ole, on lihtsalt hoolduskoormusega katus, siis ainuüksi nende päikesepaneelide tõttu võib kogu katuse katte minema lennata, sest omal ajal katus ei ole ehitatud sellise arvestusega. Et kui on katuse katte külge kinnitatavad päikesepaneelide lahendust, siis ka katuse üldisel kinnitusel, tüübel kinnitusel tuleb sellega arvestada. Ja minu teada on need programmid ja asjad olemas, mis sellega arvestavad ja tehakse siis selline.